Täna me oleme siin, kus me näeme sallimatuse pidupäeva. Me näeme kallaletungi põhiseaduse vastu ja me näeme pingutusi Eestit paariariikide hulka viia. Ja see ei ole EKRE arvamus, et meid püüaks üksi, EKRE arvamus, et meid püütakse viia paariariikide hulka, sest sellest üha süvenema tsensuuri nõidusunest on ikkagi osad lääneriigid üles ärganud ja asunud oma põhiseaduslike väärtuste kaitsele. Nii on USA asunud sõnavabaduse rangemale kaitsmisele ja ei pea enam sugugi nii väga headeks liitlasteks neid, kes inimesi mõne näoraamatu säutsu eest, Twitteri X-i säutsu või näoraamatu postituse eest vangi panevad. Nii nagu seda pahatihti juhtub Inglismaal ja mujalgi. Või Soomes, kus endist siseministrit ja erakonnajuhti Päivi Räsäneni ahistati aastaid piibli tsiteerimise eest. Siia me olemegi jõudnud selle sallimatuse pidupäeval. Aga meil on nimetamisväärne blokk, kes on valmis põhiseadust sõna otseses mõttes kirsade alla trampima. Sest see on kirsade komme, see on putinism põhiseadust trampida jalge alla ja muuta Venemaa autoritaarseks riigiks. Paistab, et te kuskilt ikkagi seda õpite. Ja muidugi te läksite, härra peaminister, perepeksu juurde. Lihtsalt peksite Sildarude peret, kes tõi meile olümpiahõbeda läbi tohutute raskuste. Jah, loomulikult, see pere on palju läbi elanud. Aga te läksite ja võtsite suure doosi soola ja valasite nende niigi valutavate haavade peale oma poliitilise vooruspoosetamise nimel. Ja sellest on küll väga kahju. Loen teie postitust, kus te onu Heino ette võtsite. Selgus, et te olete uhke kuvandi loonud lausa oma enda lihase onu Heino pealt, keda te ka irvitavalt siin postituses kohtlete. Muhe mees, suits ja naps, kui lapsena õigesti mäletanud. Polnud talle võõrad ka väiksed käredad naljad. No selline õlgmehikese loomine tublist töökast Eesti inimesest selleks, et saaks ise ärklemisega tegeleda. No küll on piinlik ja küll on piinlik see perepeks meie olümpiakangelaste suhtes. Nüüd, mida me võime öelda? Et te lihtsalt teesklete naiste kaitsmist, võttes samal ajal raha üha vähemaks naiste varjupaikadelt. See on ju läbinähtav silmakirjatsemine. Samamoodi nagu te teesklete majanduse juhtimist ja see närbub iga päevaga. Igal juhul on tagumine aeg lõpetada eestlaste väärikate põlvkonna ülekülvamine solvangutega, kes ei mõista teie revolutsioonilist kirge. Küll nad on onu Heinod, küll nad on vanameelsed, küll nad on pimedad. Head inimesed, need põlvkonnad on meid üles kasvatanud. Kas teil häbi ei ole emadepäeva paiku solvata meie vanemat põlvkonda ja siis poosetada oma rumalustega Riigikogu kõnetoolis, nagu peaminister just? Igal juhul võltsimine, mida me näeme, ja sallimatus, mida me näeme, see ongi üks suur võltsing ja samal ajal üsna halastamatu sallimatuse eksponeerimine. Kas lisaaega? 3 minutit lisaks. Nüüd ma tahan jõuda veel ühe sallimatuse etapi juurde. Martin Helme rääkis üsna tabavalt sellest,
kuidas LGBT liikumine ründab Eesti lapsi, ründab neid juba lasteaias, püüdes neid seksualiseerida, püüdes nendele oma ideoloogilist rämpsu kaela valada oma raamatukestega, nagu kuidas kaks pulli koos elavad ja see ongi õige abielu. See algab lasteaiast pihta. Selliste raamatukestega on meie koolid ja lasteaiad üle külvatud. Ja see on igas, ja seda me näeme igas kooli etapis. Igas etapis on mingi vaimne vägivalla etapp, mida just teie, sotsiaaldemokraadid, korraldate koolides laste vastu, sest te olete ühed usinamad eestvedajad, aga samamoodi reformierakondlased või Eesti 200-tajad. Et teil ei ole häbi, teil ei ole häbi 21. sajandil panna tervisevalikutest nii ja naapidi inimeseõpetuse tööraamatusse absurdset juttu, et on olemas 20 sotsiaalset sugu. Tsiteerin lehekülg 85, sest meie paljud valijad ei usu siiamaani, et selline jaburus on kirjutatud meie laste õpikutesse. Igal juhul mina kutsun häid õpetajaid, häid õpilasi üles tõusule selle vaimse vägivalla, rumaluse vastu, mis meile siit õpikutest vastu vaatab. Just seda te tahate, te pressite kõike õpikutesse. Te lähete laste kallale. Lastekaitsepäeval tahate Viljandis oma mingisugused seksualistid laste kallale lasta. Häbitu, häbitu, häbitu komme. Aga ma siis tsiteerin lehekülg 85, inimeseõpetuse õpik. Soolist identiteeti nimetatakse psühholoogiliseks sooks. See tähendab enesetunnetamist teatud soo esindajana, naisena või mehena, mõnikord ka mittebinaarse inimesena, kes ei määratle end kummagi soona. Erinevaid psühholoogilisi soomääratlusi on üle 20. Kõige sagedamini muide langeb psühholoogiline sugu kokku bioloogilise sooga, väidab õpik. Oh imet. Ja siis bioloogiliselt määratakse inimene sündides naiseks, meheks või intersooliseks inimeseks. Vaat sellepärast te neid ankeete kaela määritegi meie Siseministeeriumi kaudu, et pange sinna muu sugu ka, mõelge välja, see on teie valik, see on ju suvavalik, eks ole. Ja sinna me siis teie juhtimisel jõuame. Aitäh! Aitäh! Lõpetage lastevastane vägivald. Aitäh!